Koht, mis sellel nädalavahetusel elab retrohõngus ning retrorütmis ja kus ajaratast keeratakse umbes täpselt 30 aastat tagasi, on Otepää ja Pühajärve rand. No, nagu aru saades, ega Retropest on ikka selline koht, kus ikkagi valmistutakse ette pikalt, et see ei ole nüüd niimoodi, et tuleme mütsiga lööma. Ei, kus sellega? Tuled mütsiga lööma, siis oled seal taga põõsas, kükitad oma ette. Aga kui ikka valmistud, siis oled ikka nagu varasti. Mõnus suvine festival, kus esinevad meile kõigile südamelähedased artistid vanast ajast. Ja sa oled nagu teises dimensioonis. No mis siis 2 järgnevat päeva ees ootamas on? Oi, väga kõvad pidu, et ikka nii nagu vanasti, ega me ei hakka siin nalja tegema. Need olime ikka siia head muusikat kuulama ja ikka paneme täiega hommikul välja. Kas olete varasematel aastatel ka olnud kohal? 2 aastat olen järjest käinud, jah. Millised muljed on, mälestused? Väga head mälestused on. Kõik on meeles õnneks, jah. Et iga aasta naerusuil ja pool aastat ette tuleb ju piletid ära osta, et ei saa teistmoodi. No ega see ettevalmistamine võtab ka vist pikalt aega, aga ajastuturult tuleb ju riides ka olla. Ja no ütleme niimoodi, et kuna on tahtmist tulla ka retroautoga, siis tavaliselt on see autode ettevalmistamine see, mis võtab kõige rohkem aega. Need inimesed, kes on otsustanud Retropestile tulla kohale viimasel hetkel, kas nendel inimestel üleüldse on võimalik siit Otepäält endale ööbimist leida? Tõsi on see, et ööbima vist Otepää piirkonda päris keskele ei saa, et küll eemale tõenäoliselt, aga sellegi poolest on kõik oodatud ja festivalile kindlasti mahub kõvasti veel inimesi juurde. Kas on siin ikka mõni majapidamine, kes võib-olla inimesi vastu ka võtab või on see buss juba läinud? Täna küsid mu käest festivali esimene päev, kahjuks on see rong juba läinud, aga see ei tähenda seda, et festivalile ei peaks tulema, ikka võib tulla, et on ju võimalus tulla matkaautoga või lihtsalt telkima telklaagrisse, et ka see melu on nautimist väärt, et olen ise olnud 1 aasta oma sõpruskonnaga just melu pärast telklaagris. Aga Retropest, kui küsida, mis asi see on, siis... Kas sa tead, mis on Retropest? Mina tean. Ma kuulen huviga. Retro, see on hästi vana ja pest, see tähendab seda, et ta on hea, hästi vana hea. Kui saabub pimedus, kui öö katab maad, siis praegu näiteks täna õhtul, kui minna metsa alla kandima, võite leida metsaldeks presidendikandidaadi. Ja, see on jah. Vot see on huvitav, et eelmistel aastatel me oleme isegi leidnud mõne. Aga me oleme ta isegi küsinud paar küsimust, aga ta ei ole meile vastanud. Ta on ainult mõtleb veel. Õhtu tuleb pikk ja lõbus ja need, kes Retropestil on käinud, teavad, mis see on ja need, kes käinud ei ole, tulevad kohale ja saavad teada. Ja, palun!